see on täitsa okei, et ainult üks inimene plaksutas õnneks. Õnneks oli superintendent, nii et selles mõttes ma tunnen, et soosing ei ole lahkunud. Jah, võib-olla oli rohkem, ma kuulsin kõige paremini ühe inimese plaksutust. Aga alustame tänast seminari ja minul endal on selline tunne, et me seda töötuba ja seminari oleme siin suvelaagris peaaegu iga aasta teinud, aga mul on võib-olla lihtsalt selline tunne, sellepärast, et meil on olnud Aldersgate'i koolitusi ja püha vaimu andide teemal. Minu meelest me räägime kogu aeg, aga jällegi see võib mulle tunduda kui endisele korraldaja tiimi liikmele nõnda, et kindlasti on need teemad, kus me ei ole nagu üli osavad või juba vilunud või küpsed, nii et vajavad uuesti rääkimist, aga mitte päris samas kuues uuesti rääkimist või ülerääkimist, aga pigem siis nagu natuke uue nurga pealt. Ja kuna meil täna pildiraadio vahendusel samuti on selline laiem publikum, siis ma võib-olla hakkan ma proovin lihtsustatult rääkida nendest asjadest, et seminari õppejõuga tavaliselt juhtub nii, et läheb niikuinii liiga keeruliseks ära, nii et ma vähemalt üritan alustada võimalikult lihtsal toonil ja võib-olla natuke zoomida välja niimoodi kaugemalt pihta hakata. Et alguses lõi Jumal taeva, mitte nii kaugelt tegelikult, me ikkagi lähme Uude Testamenti kohe. Mul ei ole tegelikult seda infot, et kui kaua mul aega on, et tund aega, jah. Ja sinna võiks mahtuda sellised küsimused ja muud ootamatused, et nagu jalgpalli EM-ile, kui keegi platsile jookseb fännidest või midagi, et see on nagu ajavaru. Teeme sellise asja lahti nagu Matteuse 16. peatüki. Ja väga tahaks, et oma piiblit ka minuga lahti teete, kas siis päris piiblid või telefonist mängupiiblid. Ei, need on ka päris piiblid, aga virtuaalkujul. Võiks siis öelda, kas tõelised piiblid või vahendatud läbi ekraani. Ja virtuaalsed. Nii, võtke lahti Matteuse 16 ja siin ma tahan lihtsalt, et teie silmad natuke nagu liiguksid üle mõne rea. Ma loodan, et need lood on teile siin tuttavad, aga võtame 16 ja te näete, et salmist 13 hakkab see lugu, kui Jeesus viib oma jüngrid Philippuse Kaisarea aladele. Ja siis ta küsib nende käest, et kelle teie ütlete inimese poja olevat, see on salmis 14. Teate kindlasti hästi seda lugu, vähemalt ma loodan nõnda. Ja nemad siis ütlevad, et mõned ütlevad, et sa oled Ristija Johannes. See on salm 14. Teised aga Eelia, teised aga Jeremia või ühe prohvetitest. Nii et siin jüngrid siis justkui tsiteerivad või koondavad kokku kõik, mida inimesed on Jeesuse kohta arvanud. Ja esimene pakkumine on siis Ristija Johannes. Ja kui te mõtlete Johannese peale, siis tema samuti kuulutas ju selles mõttes evangeeliumi, et ta ütles, et parandage meelt. Ja see parandage meelt taevarikul lähedal, see oli juba midagi, mis on nagu Johannese pärusmaa. Aga kas Johannes tegi ka teatavasti vähemalt meile? Kas Ristija Johannes tegi ka imetegusid? Ei tea, et oleks teinud, on ju. Okei, siis peame uue pakkumise tegema, sest Jeesus on kuidagi väga osav nendes. On ju. Kuidas on Eeliaga Vanas Testamendis? Ohohoo, on ju. Jaa, vot nüüd see on juba parem pakkumine, et siin on meil veel üks prohvet, aga see nüüd tegi imetegusid ka. Ja
Johannes ja Veelia küllalt erinevad oma võib-olla arvatavalt karakterilt, aga okei. Siis pakutakse Jeremiat, Vana Testamendi sellist armastusprohvetit, sellist kaastunde, empaatia prohvetit. Traditsionaalselt arvatakse ka nutulaulude autorina on ju selline tugev kaastunne on ju. Võib-olla just see, mis nagu Eelial ja Risti ja Johannesel puudu jäi. Risti ja Johannes on ju sõimas seal varisere ja niimoodi ütles otse on ju, selline tõeline prohvet. Eelia, kui te loete, mis ta seal Paali prohvetitega tegi, siis ka ikka seal läks ka nagu pehmelt öeldes raiumiseks. Aga jah, võib-olla parem, kui kõiki ei mäleta detaile, aga ühesõnaga suht karmid vennad, aga Jeremia, ta oli nagu sisemiselt karm vend, aga ütleme, mis puudutas nagu sellist kaastundvat südant või sellist karjase südant, siis see oli seal olemas. Ja kui Johannes Uues Testamendis, apostel Johannes on armastuse apostel, siis Vanas Testamendis Jeremia võib-olla võiks selle koha täita, kes on justkui nagu armastuse prohvet. Aga okei, sellised head pakkumised. Aga siis muidugi Jeesus pöördub nende poole, küsib, et aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Ja siis Simon Peetrus ütleb, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, salm 17, sa oled õnnis, Siimona, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ohohoo, milline kompliment. See ongi see hetk nüüd, võib-olla siin paar salmi edasi ka, mida ma lugema ei hakka, võib-olla kus inimlikult võib tekkida selline tunne, et mina olengi paavst. Ja mitte ilma laskumata nendesse teoloogilistesse aruteludesse nüüd, siis lihtsalt see nagu väikese uhkuse selline, vaatavad seda, mina sain kust? Sain ülalt, on ju. Taevane isa ise ilmutas, kuulsite poisid? Bartolomeos ja Juuda ja kes te siin olete, sellised poolmõttetud vennad. Ma natuke panen siin juurde, mõistate. Aga saate aru, et see võis tekitada nagu sellise tunde, et kuule, et ma võib-olla, minust saab võib-olla paavst küll. Ja siis loeme edasi paar rida ja minu piiblis on siin vahepealkiri ka, et Jeesus kuulutab ette oma surma ja üles tõusmist. Ja meil on salmis 22 öeldud, või vabandust, loen natuke varem, 21. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja 3. päeval üles äratatama. Salm 22 ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, siit tuleb see fraas muuseas, Jumal hoidku sind selle eest. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Muuseas isegi mitte kristlased päris tihti on ju kasutavad seda fraasi, tsiteerivad Peetrust siin. Jumal hoidku, aga tegelikult nad ei mõtle ei Jumala ega hoidmise peale vist. On umbes sarnaselt nagu, las Jumal juhatab, on ju. Aga Peetrus ütleb siin ilmselt tõemeeli, et Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele tagane vastupanija, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Vanas tõlkes ilmselt ütleb isegi, et tagane minust saatan, on ju, on nii või? Põhjus selles, et kreeka keeles satanos tähendabki vastupanija, on ju, ja siin ta tõesti jätab meile selle võimaluse nii ühele kui teisele poole tõlkida. Ilmselt sama dilemma on seal vene ja inglisekeelsetes, saksakeelsetes tõlgetes. Et ühes kohas on viidatud siis saatanale ja teises kohas lihtsalt tõlgitud vastupanija. Aga Jeesuse kriitika läheb sellele, et nüüd sa mõtled nagu inimese viisil. Kui te Jaakobuse kirja loete, siis seal Jaakobus räägib on ju ülalt tulevast tarkusest. See võis siis see olla pigem, mis Peetrus tabas selles eelmises katkendis on ju selles ilmutuses, mis ta sai. Aga siis Jaakobus räägib ka nagu sellest maisest tarkusest, mis ei ole puhas ja mis ei ole ülalt. Ja ta ütleb, et
Jaakob ütleb seal, et see on maine, see on hingelik või inimlik ja siis ta ütleb teemonlik. Nüüd vaat Aldersgate'i juba palvetajad tõusevad püsti juba vaatasid, et nüüd ma midagi, ma tegin sihilikult seda häält. Aga kas te saate aru, et kui väikse aja jooksul siin Peetrus on justkui nagu pilvede peale tõstetud ja saab aru, et temal on võimalik kuulda nagu sellist jumalikku tarkust. Ja siis järgmine stseen ta, ma ei tea, kas just tsiteerib saatanat, aga ütleme, on sellises mõtteviisis, mis on pigem inimlik ja mis ei ole küll jumalik. Et kui Jeesus ütles talle, et seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri algul, siis see teine kommentaar on vot täpselt selline, mida pigem liha ja veri või midagi veel hullemat talle ilmutas. Ja mida ma tahtsin teile näidata on see, et vaadake, kui vähemalt ütleme Matteus ja Markus samamoodi on selle loo pannud meile siia niimoodi kohe järjest ja vaadake, kui lühida nagu aja jooksul võib see nii-öelda inimlikud mõtted lähtuda nii erinevatest allikatest. Mõistate? Ja me räägime veel Peetrusest, sellest nii-öelda jüngrite kaptenist on ju kõige vanemast ja targemast ja ilmselt ka impulsiivsemast. Aga lihtsalt, kui see oli nagu Peetruse puhul juba nõnda, et ta võis saada nagu mõtteid ja vaata vahepeal tõesti virutas niimoodi, et see oli Jumalast nüüd. Nüüd sai öeldud otse taevast. Ja siis korraga ütleb midagi ja veel niimoodi Jeesust kõrvale kutsudes, et kuule Jeesus, et ma loodan, et teised ei kuulnud seda, mis sa just ütlesid, et sa hakkad siin kannatama ja surema, aga mul on lihtsalt nagu tunnetussõna vist praegu sulle, et ärgu seda juhtugu. Täiesti inimlik aru saada, on ju, muidugi. Ja Jeremiia teate pidi ka omal ajal ütlema teistele prohvetitele ja mõned veel tegelikult Vanas Testamendis pidid ütlema, et teate, et ma saan aru, et te tahate võidmine kadus ära vist. Et te tahate rahu profeteerida, et kõik pääseme, aga teate, praegu on see hetk, kus me peame Jumala karistuse vastu võtma ja meid viiakse hoopis vangi. Võt niimoodi. Ja selles mõttes selle looga on natuke sarnane, et Jeesus toob Peetruse nagu maa peale ja ütleb, et kuule, et see võib kõlada halvasti, mis sündima hakkab, aga sa praegu mõtled inimlikul viisil. Aga jällegi see point, et Peetrus võiks nagu justkui väga vähese aja jooksul saada väga erinevast allikast oma mõtted. Ja ma arvan, et see illustreerib meile väga hästi seda, et kui keerukas võib tegelikult olla selline inimese kommunikatsioon, proovides kuulda Jumala häält. On ju? Proovides kuulda Jumala häält, öelda seda õiget asja. Ja mis sest, et meis on see sama vaim, kes äratas Kristuse surnust, Jumala püha vaim, siis meie oleme sarnases õpiprotsessis nagu siin Peetrus ja me võime mööda panna. Ja kui läheb hästi, me võime ka pihta panna. Aga see sama ekslikkus on meis, aga see sama potentsiaal ka kuulda Jumala häält, sama püha vaim on ka meis. Ja miks see nagu oluline on see, et kui me jõuame vaimuandide juurde, millest võib-olla kõige ülevaatlikum hea nimekiri on 1. Korintuse 13. peatükist alates, võite sinna täitsa pöörata. Me varsti maandume sinna natukeseks. Siis me peame nagu seda arvestama, et okei, siin on nagu räägitud vaimuilmingutest ja sellistest asjadest, mis meile tunduvad üleloomulikud ja sellised imelised. Ja tegelikult see kõik võib-olla tavakuulajad siin ka täna või ütleme enamike kristlasi võib teha nagu, see võib võõrandada. Just sellepärast, et sa loed neid nimekirju, mis annid ja sa võib-olla mõtled, et siin on Billy Graham ja mingid muud suured evangelistid või siis pastorid ja vaimulikud. Aga kas mina tõesti nagu siia nimekirja kuulun või kas mul vist neid ande nagu ei ole? Aga mõelge jälle selle nõdra Peetruse peale.
ta üritab ja tegelikult südamest üritab, ma usun siiralt. Ma usun, et Peetrus oli väga siiras tegelikult, mis siis, et oli impulsiivne ja selline hüplik, aga ta oli ka siiras, ta tõesti tahtis parimat ja tahtis tõesti Jeesust järgida. Aga näed, eksib. Ja ma ütlen seda, et kui Vana-testamendis selline prohvetlik kõne ja see, et keegi kuuleb Jumala häält ja siis räägib inimeste üle. Kui see Vanas testamendis oli sellise elu ja surma hinnaga, siis selle uue lepingu all, mis on Kristuses Jeesuses ja kus püha vaim on valatud kristlaste peale, siis see päris ei ole niimoodi elu ja surma hinnaga. Nüüd, mida ma mõtlen? Ma mõtlen just seda, et Vanas testamendis püha vaimu väljavalamine oli teatavasti väga piiratud. Paar reeglit juurde panna, siis üldiselt olid kuningad, preestrid, prohvetid, need, kes said tõesti Jumala vaimu võitmise ja tihti ka sellega kaasnes selline kas prohvetlik kõne või siis mõni muu nagu fenomen, mis aitas neil juhtida Jumala rahvast, juhtida Iisraeli rahvast, aga kaasnes ka ülisuur vastutus. Kui nemad millegagi väga pange panid, siis nad kas kuidagi lihtsalt kõrvaldati või nad sai terve rahvas karistada nende nimel. Ja teate ka neid salme, mis ütlevad, et nii, et kui prohvet ütleb nii ja nii on ju, ja kui ta tunnistab vale tunnistust, kui prohvet räägib vale profeteeriku, siis võtad kivikese kätte ja tuld, on ju. See käis vana lepingu all nõnda. Nüüd uue lepingu all see prohvetlus käib natuke teistmoodi ja see on natuke teine dünaamika just sellepärast, et kõigil on potentsiaal kuulda Jumala vaimu häält. Ja see püha vaim elab kõigis, see andide andja elab kõigis, igas usklikus, igas kristlases. Ja nüüd, kui selline potentsiaal on justkui nagu väga heldelt antud kõigi kätte, siis mõtleks, et siis on ka suur vastutus ja tegelikult ongi. Aga siis ei ole ka nagu nii suur päris nõudmine, et iga sõna on nüüd kas kivi või ei ole kivi, on ju. Ja selles mõttes on täitsa okei nagu selline nagu mõtteviis, et me kõik oleme kohas, kus me harjutame kuulda Jumala häält. Ja mis puudutab siin vaimuande, siis enamik neist või paljud neist nagu kõik baseeruvad sellel Jumala vaimu hääle kuulmises ja kuulatamises ja äratundmises või tunnetamises. Tõepoolest, see ei pruugi alati selline hääl olla, see võib olla ka nägemuslik või kuidagi ihulik või Aga see minu point on nagu see, et me oleme ühel nagu treeningväljal. Ja loomulikult on need, kes on kutsutud nagu sellises prohveti ametisse või apostli ametisse või evangelisti ametisse. Aga on ka need, kes peavad kõike seda nagu lihtsalt jupi haaval tegema. Kui sa ei ole kutsutud prohvetiks, see ei tähenda, et sa ei võiks Jumalat midagi kuulda ja teisele inimesele edasi anda. Kui sa ei ole kutsutud apostliks, see ei tähendaks, et sa ei oleks läkitatud või ei saaks kuidagi teisi delegeerida või läkitada või juhtida. Kui sa ei ole kutsutud õpetajaks, siis see ei tähenda, et sa ei võiks midagi õpetlikku öelda teisele inimesele. On ju, saate aru, et see oleks nagu jabur, et nüüd kõik need tegevused on piiratud. Tõepoolest on need, kellel on eriline nagu kutse selles vallas ja eriline vastutus, aga kõik me Jumala perena tegelikult vähem või rohkem nagu üritame praktiseerida seda, kuidas püha vaim kasutas Kristust siin maa peal ja kes nüüd on täitnud meid, kes me oleme kristlased, ehk siit väiksed Kristused, on ju väiksed võitud, salvitud Jumala poolt tema vaimuga. Ja üritame ka kasvada Kristuse sarnasuses. Okei, nii et jõuame selle nimekirja juurde. Ja ma leidsin oma südames andestuse sellele. Okei, sorry, ma ei tahtnud seda kõva häälega välja öelda, see oli sisekõne. Vaimuandest, vabandust, 1. Korintuse 12. Mul süda on nii armastust täis, et tahtsin kohe järgmisesse peatükki minna, aga kes mulle siin kärbsid pähe ajab. Vaimuandide suhtes, vennad. Esimene salm. Vaimuandide suhtes, vennad, ei taha ma teid jätta teadmatusse. Te teate, et kui te olite paganad, siis te läksite tummade ebajumalate juurde, just nagu oleksid teid tagant sunnitud.
Ja see on huvitav, et ta mainib siin ebajumalaid, Paulus. Ja see võiks meile nagu tuua seda reaalsust koju, et kui me hakkame mõtlema sellisele natukene üleloomulikumale eluviisile, seda, kus on natuke rohkem välku ja pauku ja sellist huvitavaid võlutrikke, siis tegelikult inimkond nagu januneb selle järgi. Ja tegelikult on nõnda, et see uudishimu sellise üleloomuliku järgi me peame tunnistama, et kui inimene ei leia seda kirikust, seda aspekti, siis ta läheb otsib seda kuskilt mujalt, ta läheb otsib need energiad ja kristallid ja mis puud ja põõsad ja mis iganes ülesse. Sest on üks inimlik vajadus näha sellist jumalikku väge. Ja patune loomus otsib seda tavaliselt igast teisest kohast peale kiriku. Ja see on väga ebaküps nõnda teha. Aga need inimesed on kadunud, neil ei ole elavat suhet Jumalaga, loomulikult nad otsivad asju valest kohast. Aga ma ütlen seda ka nagu kriitikana natukene kiriku pihta, et kui meie oleme need, kes nagu sellise üleloomuliku eluviisi aspekti jätame kõrvale, kas või sellepärast, et seda on ajaloos palju valesti ära kasutatud, siis me jätame ühtlasi kõrvale ka need inimesed, kes selles uudishimus meieni tulevad. Ta vaatab, seda kirikust ei saa, ma lähen ebajumalate juurde. Tema neid nii ei kutsu, aga me saame aru. Ja siin Paulus ütleb, et teie otsisite ebajumalate juurest neid asju, vaata nüüd on kõik olemas teil. Aga siin on see, kuidas te peaksite sellest toimima. Ja üldse see Korintuse kirik või kogudus, sellest võiks täitsa mitu tundi rääkida, et see oli ikka täiega, neil olid asjad ikka nii pahupidi, kui saab olla. Aga nad ometi olid innukalt tegelikult juba nagu käimas vaimuandides. Ja Paulus huvitaval kombel, kuigi ta teab, et seal koguduses on nii palju pattu ja sellist segadust ja liidrite vahel ja nii palju draamat kui alla saab, ta ei tõmba pidurit, ta ütleb, et taotlege neid vaimuande innukalt. Aga muidugi siin natuke hiljem ta paneb armastuse selle kõige keskele ja paneb nagu selles mõttes jala maha. Okei. Siin on 12. peatükis te võite silmadega üle lasta, on loetletud teadud erinevaid ande. Salmis 4 ta ütleb, et armuandides on erinevusi, aga vaim on see sama. Teenimisviisides on erinevusi, aga issand on see sama. Ja väe avaldustes on erinevusi, aga Jumal on see sama. Nüüd ma palun, et me paneks korra selle pildi sinna ekraanile. Ma lihtsalt teen natuke reklaami Aldersgate'i eluvaimus seminarile. Seda ma ei jõua kõiki teile ümber jutustada, aga selle eluvaimus seminaris teile antakse üks vihik ja selle töövihiku lõpus on säärane nimekiri, mis baseerub just sellele loetud kirjakohale, kus on armuannid, teenimisviisid, väeavaldused ja need on ilusti kõik ühe lehekülje peal niimoodi lahti seletatud ja kirjakohad juures ja kõik mis veel. Ja jällegi minu eesmärk ei ole siin kõiki neid nagu lugeda ette, see võiks olla teile üleskutse siis osa võtta sellest seminarist, ma ei tea, kus järgmine toimub. Triin teab või? Ei tea veel, kutsuge siis küll nad teevad. Aga tõepoolest see õpetus nagu vaimuandidest baseerub või vähemalt saab nagu sellise põhitala siit sellest peatükist. Ja need väike reklaam Aldersgate'ile. Millest mina tahan nagu rääkida või mida rõhutada on see, et Paulus loetleb need erinevad annid, ta ütleb siin salmist 8, et kellelgi on tarkuse sõna võib-olla, tunnetuse sõna vaimu poolt, siis tervendamise and, kellel on väge imetegudeks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ta ütleb, et kõik on see sama vaim. Kõik on selleks, et üles ehitada seda sama ihu. Kõik on üles ehitamiseks. Ja hiljem veel siin peatükis 14 ta räägib seda, kuidas kõigis neis me peame nagu küpseks saama. Aga Paulus, kui ta õpetab sellele kohutavale kogudusele, ma julgeks öelda vaimuandidest ja isegi innustab neid nagu jätkuvalt praktiseerima neid, siis ta samas ütleb ka, et seda tuleb nagu korrapäraselt teha, on ju. Et eriti kui siin uued inimesed sisse sadavad kirikusse, siis ei ole niimoodi, et laulate siin kõik keeles ühel ajal
ja keegi ei saa aru, mis toimub, on ju. Ja ta paneb nagu jala maha, kutsub neid korrale, aga kui ta kirjutab seda kirja, siis ta selle 2 vaimuanni õpetuse peatüki keskele asetab mille? Selle, mida isegi ilmalik laulatus on ju ette loeb, armastuse ülemlaulu. Ja ta paneb selle armastuse jälle nõnda, nagu Jeesus pani selle armastuse nagu selle kogu usuelu südamikku, armasta Jumalat ja oma ligimest nagu iseennast, siis Paulus teeb nagu samasuguse nõksu oma kirjas siin struktuuri mõttes ja paneb nagu põmm selle armastuse sinna, ütleb, et ma näitan teile ühe ülevama tee. Ja siin samas armastuse peatükis tegelikult ta mainib ka või viitamisi räägib veel nendest andidest ka, kui te loete nüüd 13 peatükk ja salmist 8, siis ta ütleb, et olgu ennustused, need kõrvaldatakse, olgu keeled, need vaibuvad, olgu tunnetus, see lõpeb ära. Salm 9, sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame. Aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Ja siis ta räägib sellest küpsusest. Ta ütleb, et kui ma olin väetilaps, siis ma rääkisin nagu väetilaps, mõtlesin nagu väetilaps, arutlesin nagu väetilaps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väetilapse kombed. Ta ütleb tegelikult sama asja Efesuse kogudusele, kes ei olnud väga palju vähem hullem kogudus oma olukorralt. Ilmutuse raamatus võite ka lugeda Efesuse kogudusest. Ja ta ütleb Efesuslastele sama asja, et see eesmärk on see, et teid on seatud, on siin prohvetid, õpetajad, evangelistid, nii edasi. Ja see on kõik selleks, et see oleks ihu ülesehitamiseks, et te kõik saaksite nagu selle täismehe ea kätte Kristuses Jeesuses, selle küpsuse. Nii et kuidas siis ikkagi on? Kõik hakkab armastuses pihta, aga vaimuande peab taotlema ja eriti peatükk 14 põhipoint on see eriti prohvetlikku kõnelemist. Mis see point on? Eriti see, et sina õpid kuulma Jumala häält ja seda vahendama. Ja ta ütleb isegi ühes kohas selle, et mul soov, et kõik te kõneleksite nõnda. Ja meie mõtleme jälle nagu, mis prohvetlikku kõnelemist, mis prohvet nüüd mina olen, on ju. Ja me tegelikult mõtleme sama kõikide nende andidega, mis tunduvad nagu üleloomulikud. Mis tarkuse sõna, et tunnetuse sõna ja et huvitav, millal see mind tabab. Okei, mõtelgem niimoodi. Kui paljud siit on teist saanud lihtsalt sellise nagu mõtte, et huvitav, et äkki peaks helistama ühele inimesele, et pole talle vahepeal helistanud nagu tükk aega. Ja siis te helistate ja siis ta ütleb, et kuule, ma just mõtlesin su peale või see on nii hea, et sa praegu helistad. Kui palju teil sellist asja on ette tulnud? Okei, ma lootsin natuke rohkem käsi, aga paar ausat inimest on. Ühesõnaga midagi sellist olete te, nagu mõned teist on kogenud vähemalt, on ju? Okei, mis oleks, kui te prooviksite järgmise päev sama asja, aga nüüd teeksite väikse palve ka, et Jumal, et äkki sa näitad mulle mingit inimest, kes võib-olla vajaks mu kõnet või julgustussõnu. Ma ei hakka küsima, paljud seda teinud on. Aga kas te saate aru, et siin on lihtsalt üks mõte, mis võib meid tabada taevast, tabada põrgust ja tabada meie inimlikkusest, kus iganes. Aga see väike mõte ja siis on üks tegu ja samas seal on üks selline treening või kogemus. Ja treening hakkab muidugi sellest just, et te kavatsete seda uuesti teha. Aga proovige. Sellepärast, et kui Jumal teid see teine päev ka kinnitab ja te vaatate, et ohohoo, kuule, et nüüd oli ka minu kõnet nagu väga vaja inimesel, siis võib juba tekkida see tunne, et kuule, aga äkki Jumal paneb ka mõne mõtte, äkki mõned mõtted, mis mu südamesse tulevad, ei ole ka nii-öelda ainult lihast ja verest. Ja sellest võib juba piisata, et te hakkate nagu vähemalt kaaluma sellist elustiili, kus te kaasate Jumalat oma mõtlemisse nagu rohkem. Jällegi ma üritan rääkida lihtsustatult just arvestades seda, et mõni ei ole nendele asjadele nagu mõeldud. Aga mu sõnum on nagu see, et me tihtipeale mõtleme üle nagu nendest armuandidest ja vaimuandidest. Mõtleme, et see on mingi nii keerulist ja see peab mingi hull nagu mingi laks peab või mingi välk peab nagu taevast tulema. Ja ometi Jumal nagu tegutseb meie mõtete ja sõnade läbi
ja me ei pruugi olla üldse nagu teadlikud sellest. Ja enamike probleem, ma arvan, ei ole see, et mul ei ole seda vaimuandi. Enamike probleem on see, et me ei ole olnud sihilikud nagu taotlema või kuulma Jumala häält ja siis selle ajel toimima. Tervendusand. Ma ei tea, mis mu tervendusand, et siin on tervenduskoosolekud tegijad, küll nemad siis või Aldersgate'i tiimi liikmed, ilmselt nendel on tervendusannid. Okei. Võtame samm tagasi. Kas sa oled kunagi palvetanud kellegi tervise eest? Ma küll ei palunud käsi tõsta, aga väga hea, et need ausad inimesed on olemas ikkagi. Ja väga hea. Kas sa oled näinud kas või paranemist? Võib-olla mitte täielikku, aga midagi läks paremaks. Võib-olla olen, on ju. Kas sa oled olnud regulaarne selles või isegi igapäevane? Ilmselt mitte. Mina ka mitte. Aga kui ma oleks, kas see mitte ka ei oleks selline treening ja just nimelt nagu vaimuandides? Me võiks siit edasi minna. Siin tulevad muidugi väga sellised ahvatlevad teemad, nii nagu keeltes kõnelemine. Sellega võib-olla laial ringkonnal on vähem kokkupuudet, aga kristlaste hulgas tuleb ette küll. Ja see on selline huvitav asi, et Paulus natukene nagu vastandab ka neid just öeldes, et keeltega kõnelemine on niimoodi, et seda nagu karjas ei ole siis hea teha, kui võõrad sisse saadavad ja tahavad mingit sõnumit saada. Aga kui see on teie ja Jumala vahel, siis andke minna. Jällegi ma väga nagu võtan kokku neid sõnu või üritan seda Pauluse mõtet kokku võtta. Aga siis räägitakse ka keelte tõlgendamiseks. See on täitsa nagu peaaegu tabu teema meil, et okei, olgu siis, et me natuke kambris vahepeal seal susiseme mingis muus keeles, et endal mõtteid ei ole ja siis nagu tõesti lased oma nagu vaimu valla, keele valla ja palvetad. Aga see, et nüüd mina palvetaks keeltes ja siis keegi veel tõlgendab, see on ikka täitsa nagu, see on vist Aafrikas ainult. Aga kas te olete kedagi kuulnud, kes ühes näiteks väikeses kodugrupis satub keeltes palvetama, palvetab 3 lauset keeltes ja siis nagu 2-3 lauset nagu päris keeles? Okei. Aga miks te arvate, et see ei ole tõlgendus näiteks? Võib-olla see inimene ise nagu ei teagi, võib-olla ta ei tahagi mingit suurt sõnumit öelda teistele. Aga mu point on nagu see, et me nagu vahepeal nagu mõtleme üle nendest vaimuandidest just selles mõttes, et see peab tulema kuidagi niimoodi pilvede peal ja keegi peab ikka vähemalt 2 meetrit nagu maast kõrgemal olema. Aga tegelikult see pigem nagu tuleb isegi vahepeal loomulikul viisil ja me lihtsalt ei tunne ära, et vaata siin toimib see vaimuand nüüd. Ja seda ma ütlen tahtes nagu julgustada teid. Just julgustada nagu treenima neid samu mõtteid, mida me tegelikult ei tea, et kas see nüüd oli siit taevast või maa pealt või kuskil tulemast kohast, aga proovi järgi. Proovi järgi, kuulata seda häält, küsi Jumala käest, too see selliseks palveks ja ma luban, et näiteks see telefonikõnede näide, te võib-olla natukene pettute vahepeal, aga võib-olla nagu pikas perspektiivis see võib tegelikult ääretult julgustus olla. Ja te näete, et kuule, Jumal äkki kasutabki mind, äkki räägibki minu läbi. Ja see, et me ei pea kedagi kutsuma mingiks ameti kohta või et tal on see and, me ei pea seda nii väga kiiresti nagu välja ütlema. Aga see, et lihtsalt nagu neid kõiki asju, neid tunnetusi, kuulatamisi, kas või nägemusi, neid kõiki asju natuke nagu kombata ja Jumala abiga üritada nagu proovida. Ma ei näe, et selles midagi nagu valesti oleks. Ja püha vaim, nagu ma usun, tõesti toob teile lõpuks selle paketi, mis sobib nagu teie kutsumusega. Et loomulikult see, kellel on selline prohvetlik kutsumus, ma kujutan ette, tal on ka sellised annid tõde tugevalt välja öelda ja vastav nagu pagas. Ma arvan, et tegelikult see lõpuks, milliste andidega me Jumalat teenime, sõltub isegi natuke rohkem meie kutsumusest. Et see vaim, tuul puhub seal, kus ta tahab nii-öelda. Aga ei ole vale nagu kõike taotleda.
Minule on keegi öelnud, et tegelikult mitu korda on öeldud, et kuule, et sul on julgustusand. Ja ma mõtlen, et okei, aitäh, aga ma ise ei näe nagu sellist mingit allalaadimist julgustuse osas. Just selles, see võis olla millalgi mingisuguse koosoleku palve ajal. Aga ma lihtsalt tahan seda öelda, et see armuand ei taba sind nagu välk taevast. Tavaliselt see on mingi väike selline asi, milles sa hakkad ennast treenima ja siis sa selles kasvad ja lõpuks, kui sul see hästi välja tuleb, siis öeldakse, et sellel on tervendamisand või julgustamisand või tunnetuse sõna. Ja näiteks selle julgustamisega ma mäletan seda, et mingitest raamatutest ja koosolekutest ja jutlustest ajendutena ma tõesti sihilikult võtsin selle ette, et hakata inimesi julgustama. Ja ma nagu nimelt mõtlen, et mis jumal ma saaks talle öelda, mis oleks praegu just see, mida sina tahad talle öelda. Ja nagu selline, ütleme, julgustuse ja prohvetliku kõnelemise vahel on ka tegelikult väga tugev sild Uues Testamendis. Ja lihtsalt, et mis on praegu see asi, mis nagu tõesti seda inimest nii-öelda üles tõstab sealt august, kus ta nagu hingeliselt on. Ja ma lihtsalt mäletan seda, et mulle teatud sõnad tulid, ma ei tea täpselt, kui palju neist olid otse Jumalalt, kui palju neist olid võib-olla kaudselt Jumalalt ja ma panin mingid oma mõtted juurde sinna, aga vahet pole, ma hakkasin nagu proovima seda praktiseerida. Ja ma nägin, et inimesed said üles tõstetud. Ja nüüd, kui ma hiljem kuulen, et kuule, et sul on julgustusand, ma ausalt öeldes ei tea. Selles mõttes, et ma tean, et ma olen olnud sihilik inimesi julgustama. Ja vahepeal on see hästi välja tulnud. Ja ma arvan, et see and, inimene nagu näebki seda, et kuule, ta teeb seda regulaarselt ja päris hästi tuleb välja ja siis ta ütleb, et sul on see and. Ja tõepoolest kõik, mis ma teen, üldse iga hingetõmme on Jumalalt ja selles mõttes on see and. Aga ma ütlen, et see ei ole and selles mõttes, et see tabas mind ühel päeval ja sellest päevast saadik. Selliseid olukordi on ka, kus näiteks nagu tihtipeale, kui kellelgi on selline kogemus, mida kutsutakse püha vaimuga ristimiseks, siis on küll niimoodi, et midagi tabab sind ja siis sellest päevast peale sa nagu praktiseerid. Aga ütleme siin suurema osa sellest nimekirjast, mida siin näidati, see on midagi, mis nõuab nagu treeningut ja selliste võib-olla tibusammudega nagu algul astumist. Ja see sihilikkus ja intentsionaalsus tegelikult, ma arvan, määrab selle tihtipeale, et kas lõpuks meil on see and või siis veel enam, võib-olla meil on isegi see suurem kutsumus, et ma olengi õpetaja. Näiteks mina tunnen, et üks minu roll või amet nagu Jumala riigis on tõepoolest olla õpetaja. Ja praegu ma juba nagu õpetangi, ma olen õpetaja, õppejõud ja kirikuõpetaja, et võiks nagu mõnes mõttes on loogiline ka. Aga sinna ma ei hakanud nagu sellest pihta, et ühel päeval välk tabas mind ja kui ma olen õpetaja ja põmm, on ju. Aga see on pigem midagi, mis kasvas mu sees, ma hakkasin nägema, et kuule, et iga kord, kui ma jutlust kuulen, ma kujutan ennast ette seda õpetamas juba seda sama materjali. Kujutate pilti. Ja ma hakkasin seda mõtet endas nagu ära tundma, et kuule, et Robert räägib siin, väga huvitav, kuidas ma seda reegüles edasi räägiks. Siin selle slaidi peal on liiga palju värve, võtaks vähemaks, paneks 3 slaidi, on ju. Ja ma hakkan selliseid mõtteid mõtlema ja nüüd ma peaaegu ei saagi nagu ühtegi raamatut lugeda ega jutlust kuulata ilma selleta, et ma kujutaks ette, kuidas ma ise sama teemat juba edasi nagu arendan või teistele edasi annan. Ja selles ma lõpuks tunnen ära, et vist oli jah mingi and või kutsumus või midagi. Aga pihta hakkas see palju nõdrematest sammudest. Ja paljudki mu sammud praegu on ka päris nõdrad, aga vähemalt ma olen mingi asja nagu ära tunnetanud ja tahan selles kasvada. Ja ma tahan teid nagu julgustada taotlema innukalt vaimuande. Nõnda nagu Peetrus ütles sellele väga hullule kogudusele. Ma arvan, meil ei ole isegi asjad nii hullusti üldse, et kõik oma, ma ei taha neid eelnevates peatükkidest loetleb mõningaid patte, kes kellega magab ja ühesõnaga asjad olid ikka käest ära. Aga ta julgustab neid. Ärge lõpetage nende vaimuandidega, lihtsalt vaadake, et kõik oleks korra järgi ja ärge korrakski kaotage ära armastust. Sest see on see täiuslik. Ja võt selles ma olen tõesti nagu üritanud elada. Ma saan aru, et iga kord, kui ma nagu püha vaimu väel midagi teen,
ma tean, et inimlikult ma võin sinna midagi juurde panna või ära võtta nii, et see on puudulik. Ja Paulus ütles siin, me tunnetame tegelikult puudulikult. Aga ma tean, et see, mis ei ole puudulik sellel hetkel, on armastus. Mõistate? Ja tegelikult see võti, ma usun, nagu pühavaimu andides on teise kesksus. See tähendab seda, et ma ei lähtu endast, kui hästi mina Jumala häält kuulen või see, aga see, et see teine inimene praegu saaks teenitud. Ja vahet ei ole, kas ma olen 40 päeva paastunud või ma tegin mingit hullu pattu eile, aga nüüd on see hetk käes, mina teenin ja ma tahan, et Jumal kõnetaks seda inimest tema pärast või koguduse pärast. Saate aru, see loogika, see on nagu teise keskne. Sama asi on see, et kui sa nagu tahad tunnetuse sõna, vahepeal tõesti Jumal ütleb su enda kohta midagi, su enda südamesse kõnetab, seda juhtub, ma loodan, igal jutlusel ja igal hetkel siin laagris. Aga kui sa lähtud sellest, et Jumal anna mulle miskit, mida see teine inimene vajab, vaat siis selles hetkes on agape armastus. Selles hetkes on nagu see eneseohverdus, see, et ma olen ennast asetanud nagu kõrvale ja vaat nüüd on see teine inimene tähtsam. Nüüd on see tähtis, et Jumal saaks talle midagi öelda. Ja ma usun, nagu Jumal austab seda sellist nagu liigutust, sellist armastuse tegu, et sa astud ise nagu kõrvale ja tahad, et Jumal kasutaks sind selle teise inimese pärast. Ja Aldersgate'i inimesed on kõik nagu, ma usun, üllatunud nagu selles, et kuidas Jumal võib neid kasutada. Ja kõik nad on ilmselt näinud ka oma puudulikkust seda, et see tunnetamine alati ei ole nagu selline ideaalne. Vahepeal ei tea üldse, kas see palve, mis ma palusin, oli õige või see pilt, mida ma nägin või mis iganes. Aga mis ei ole poolik, on see armastus, ma arvan. Mõistate? Ja selleks, et aimuandides kasvada, me peame looma sellise keskkonna oma koguduses, kus me võime kukkuda, kus me võime pange panna, kus meil võib olla need Peetrused, kes meid kõrvale viivad ja ütlevad, et kuule, pastor, ma arvan, et see asi jätta küll ära. Okei. Aga kus me saame nagu eksida ja ei hakka kivid lendama kogudusest. See on väga raske, see on väga suur küpsuse üleskutse tegelikult kogudusele, sellepärast, et inimlikult meie näeme seda, mis on silma ees, Jumal näeb seda, mis on südames, on ju. Me näeme seda, et ütles hakkas seal mingit üleloomulikku teksti ajama, ma panin täppi, ei pannud täppi, vist ei pannud täppi, ilmselt on saatanast. Mõistate? Loodetavasti me nii hullusti ei mõtle, aga küll, aga me oleme väga kerged nagu ümberringi vaatama ja kritiseerima ja Jumala nagu töö selles kõiges läheb, ma arvan, võib nagu kaotsi minna. Ma usun, et kõige parem, kõige küpsem kogudus on see, kes loob keskkonna, et nendes andides saaks nagu turvaliselt kasvada. Ja turvalisuse mõttes, palju mul minutit? 3 minutit. 10. Turvalisuse mõttes ma just mõtlen seda, näiteks siin on see muruplats, on ju. Et kui te hakkate oma lapsele õpetama jalgrattaga sõitma, siis algul te viite ta muru peale, mitte sinna asfaldi peale, on ju. Miks? Seepärast kukub. Te teate, et kukub, on ju. Sest ta hakkab õppima alles. Need nii kukub. Okei, võib-olla mitte esimese meetri peal, teise ja 3. meetri peal kukub. Aga ma olen toonud ta murule sellepärast, et kui ta kukub, siis see on nagu pehme. Mõistate? Et ta ei viska seda ratast kohe nurka ja ei lähe minema, ütleb, et viimane kord tead. Ja jällegi see oleks ebaküpsus, aga mina nagu lapsevanemana ma saan selle keskkonna luua, et kui ta kukub, siis see on turvaline. Aga näed, ta ikkagi kukub ja võib-olla tuleb seal mõni pisar ka. Aga sa saad aru, et lõpuks ta õpib selle rattaga sõitma ja pärast vingemate masinatega. Saate pointist aru. Ja kogudus samamoodi, et okei, me tahame kuulda Jumala häält, me tahame, et Jumala püha vaim meie keskel toimis. Küsimus, väljakutse meile, kas meil on piisavalt armastust üksteise vastu, et kui me hakkame proovima nagu neid asju, tunnetussõna ja tarkuse sõna ja võib-olla ka keeltes rääkimist, keelte tõlgendamist, miks mitte, siis kas meil on selline keskkond, kus inimene võib kukkuda, me saame aru, et see vist nüüd ei olnud päris täiuslik, mis ta ütles, aga see on okei. Ja seal on armastus mõlemalt poolt, sellele, kes teenis ja sellele, kes sai teenitud. See on päris keeruline üleskutse.
kui te mõtlete selle peale, kas meie kogudus on see muruplats nii-öelda või on see telliskivi? Et kuule, meie kogudus selliseid asju ei tehta. Meil on Isa, Poeg ja Püha Piibel ja sellest piisab, me seda vaimuteemat sellest jääda nende karismaniakkidele, on ju. Aga kui me nagu õpime vaimuandidest, siis on oluline ka, et selle tõttu, et inimesed on nagu ekslikud või veel hullem, et inimesed on neid samu asju enda kasuks kasutanud. Selles mõttes täitsa manipuleerinud, nagu ära kasutanud selliseid karismaatilisi asju ja inimesed teistele nagu haiget teinud. Kui me selle pärast jätame nagu kõik need annid kõrvale selle vaimu teema, siis me ka oleme ikka päris ebaküpsed. Mõistate? See, et kellelgi on kristluses valesti ülesanne või Jumala missioon halvasti välja tulnud, ei tähenda, et meie saame missiooni muuta. Mõistate, kui Jeesus ütles, et minge tervendage haigeid, siis me ütleme, et see paljud juba üritasid, see ei tulnud välja, ma tean nagu. Et Jumal, teeme midagi muud. Sorry, okei, siis hakkame õpetama ja õpetamegi. Robert just kunagi rääkis, kui ta külas käis meile, et oi, me õpetame, me oskame nii õpetada, et vähe pole. Ma ise ka õpetan siin praegu, on ju. Aga neid tegusid ongi nagu raskem teha. Ja raskem on, ma arvan, sellepärast, et seal peab olema see küpse keskkond. Ja ausalt öeldes ma ei tea paremat nagu küpset keskkonda kui see Aldersgate'i tiim. Kui te tahate kasvada vaimuandides, siis palun minge Aldersgate'i tiim, võtke Triinuga ühendust, Teaga ühendust, küsige, kas te võite kaasa tulla nendega külastama mingit kogudust. Te tahate ka proovida, kas Jumal teie läbi tõesti nagu ka toimib ja kas te saate kedagi õnnistada, kellegi eest palvetada. Ja see on väga turvaline, sellepärast, et seal ei ole niimoodi, et kui sa esimese sõna valesti ütled ja see otse taevast ei ole, siis kivid lendavad. Ei, kõik me oleme ekslikud, tunnetame poolekult, aga selle keskel on armastus. Keegi ei hakka, Aldersgate'i tiimis vähemalt, keegi ei hakka teid murule pikale tõukama või mis iganes asju on kuuldud ja tehtud, siis see on see muru, on ju. See on see koht, kus me oleme kogukonnana öelnud, et okei, me proovime. Ja me ei lähe armastusest ei vasakule ega paremale, me oleme selle kõige asjade keskmes ja saame aru, et kõik muu võib olla puudulik, aga ometi ta ei tohi jääda kõrvale. Ja ma arvan, et sellel hetkel, kui kogudus teeb sellise küpse sammu või kirik siis suuremana, siis hakkavad nagu asjad juhtuma. Ja ma arvan, et ma edasi räägin juba natuke sarnastel, aga natuke ka teistel teemadel homme õhtul. Aga ma usun, et midagi oli siin nagu julgustavat teile. Ja just sellepärast, et esimene point oli see, et me mõtleme üle. Nagu me mõtleme, et see võib kuidagi nagu mingi kui pidulik ja suur see olema see sõna, mis taevast tuleb või see tunnetus või tervendus või. Aga tegelikult me oleme nagu Peetrus, ühel hetkel lähme ütleme absoluutselt õiget asja, nagu naela pea pihta. Järgmisel hetkel tuleme, taganeme just saatan, on ju. Et see sama on meis ka. Ja Peetrus ei jäänud sinna pidama, ta küll pani veel päris suured nagu panged maha seal enne evangeeliumi lõppu, seal kukkede ja asjadega oli teemad. Aga kui te vaatate seda Peetrust, kes tõuseb apostlite tegude 4 pühipäeval püsti ja hakkab seal naela pea pihta panema, see on küll küpsus, on ju. Sellel hetkel me näeme, et vau, kuidas Jumal pani nagu kinda kätte selle venna ja hakkas nagu oma käega nagu asju tegema sellel Algristi koguduse nagu sünnipäeval. Nii et ma arvan, et sellel küpsusele kutsub Jumala meid ka ja nendes vaimuandides kasvamiseks ja praktilisel viisil mul peale Aldersgate'i siin metodist kogudusest teile midagi paremat pakkuda ei ole. Nii et aitäh.